hakati moodustama politseiakadeemiat Nõmme politsei või miilitsakooli baasil. Ja kuna me tegime tööd, nagu ütleme, meil oli neid politseiautosid ikka aeg-ajalt vaja, siis pandi mulle ka liiklusrühm. Minu eesmärk oli siis, et ma teen selle, jätan ainult selle ühe kitsa üksuse, snaiprid, parameedikud, mis ma võtsin kohe, siis pommirühm, siis noh, ma ütlen, et neid oli sellel sukkeldujad, et ega meil palju kuskil nagu mujalt nagu abi võtta ei olnud ja me tahtsime niisuguseks üksuseks saada, kes suutis nagu põhiasjad, mis meil Eesti riigis vaja lahendada on. Me suudame need ise ära teha. Algusaastatel meil oli puhtalt, mis me sealt KGB nendest varudest saime. Meil olid siis Kalasnikov automaadid, KGB noad, siis oli paar autot, üks oli Žiguli, see oli minu käsutuses, siis raadiojaama oli terve, pagasnik oli täis raadiojaama. Üks Volga oli, vana Volga ilma piduriteta, head juhid olid, ma ütlen, ma ennast ei kiida, aga ma ei teinud ka ühtegi avariid, nii et, aga jah, Volga juht oli väga hea. Ja siis oli meil lõhkeaineid oli meil täitsa piisavalt näppida, ausalt ütelda. Me võtsime neid kogu aeg ära, sest see oli see aeg ju, mäletate väga hästi, kus üks seltskond inimesi tahtis saada kiiresti rikkaks vahendeid valimata. No ma ütlen, meil ei läinud päeva ka, kus ei oleks laipa taga olnud sellel ajal. Metallikoormad sõitsid siia sinna poole iga reede, nagu ma sain aru, tassiti nagu ema tassis, nagu metalliärikas ütleb, et ema tassis $400,000 oli kord vähem, natuke kord rohkem oli kotis. Pantvangid olid põhilised ja siis olid, ma ütlesin, grupeeringute mahavõtmine ikkagi need, kes meil sisse tulid siis. Ma ütlen, me oleme neid vabastanud siin metallkonteineritest, inimesi ristild, ta on 3 päeva ristile seotud, puurist, lükatakse ta kummuli sinna moodi peale või kuskile alasti külmas. Noh, imelik, et ellu jäi veel ja noh, läks küll vahepeal nagu oma meeste mahavõtmiseks ka, nagu ise saate aru, et jäägrid sekkusid ka siin vahepeal, noh, ja Eesti politsei jäi siis nagu niisugune, kes pidi siis rahva päästma kuulide, pommide eest ja kaitsma, ütleme, nagu seaduse jõuga neid normaalseid inimesi, kes tahavad ka ellu jääda ju. Oli granaadiga mees, lennukad pidi minema siis minu teada Peterburist Minskisse. Aga kaaperdaja soovis sõita Taani. Esimese tulerisse sai siis meiega vabariigis moodustatud kriisikomitee, kes oli algusest peale lennuväljal. Eriüksus oli siis jälle lennuki all, ootas, läbirääkimised käisid, kui mul on ikka võimalus, et mina saan nagu ütleme vabastada lennuki täie rahvast, ise ennast anda sinna pantvangi, ütleme kaaperdaja kätte, siis ma kindlasti valin selle tee. Aga seda ma ei saa kellegile soovitada, seda ma saan nagu ütleme politseiniku ise teha ja otsustada. Järsku siis saabus sealt lennukist alla üks niisugune omapärane mees. Kohe ei olnud täpset infot ka, kuna meil ei olnud neid õigeid raadiosaatejaamu, mis praegu on väga head ja kõik ütleme eriüksustel kiivri sees juba. Et signaal tuli, et ikkagi kuskilt kaugelt nii näpuga näidates umbes, et see ongi see. No siis poisid jooksid ta lihtsalt maha seal. Laskmine oli ainult, kui me võtsime seda jõhkrat tapjat Rosenbergi maha, kes praegu on eluaegne vang. Seal oli korraks laskmine, sellel Rosenbergi lasti jalad läbi. Varitsuselt tuli öösel välja ja järgmine päev saime kätte. See oli jõhkra tapja ja vägistaja. Niisuguseid naljakaid juhtumeid on meil ka ikka juhtunud, ega algaastatel ikka jooksime siin, ükskord jooksime vale maja maha, võtsime jälle mõrtsukad kinni. Anti meile vale maja, aga kujutage ette, kui kell 4 jookseb eriüksus koos uksega sisse. Et
Õnneks ei olnud seal väikseid lapsi ega noh, ma ütlen, et niisuguseid vanu inimesi, kes võivad infarkti saada. Poisid olid ukse taga pumppüssiga ja leidsime ühe kirve, mille siis noh, et aken on vaja sisse visata, ega granaat niisama ei lähe. Lõime siis selle, viskasime kirve ees ja granaadid takka ja teiselt poolt muidugi poisid kuulsid, et tume müts küll, aga nüüd tuleb minna. Lasid siis ukse lukku puruks, mürin oli hirmus ja mis te arvate, kus oli tapja magas rahulikku und. Seda ei ärantanud miski seal. Saatsin jälle pisteliselt, vennad voikad jälle väljas. Hopp, buss sõidab. Ja viimane kord oligi niimoodi, et ma ütlesin, et teeme nüüd niimoodi, et poisid, et mina olen siin ja tutvustasin ennast ja ütlesin, et ega ma siit ära ei lähe. Et me võtame teid igal juhul kinni. Aivar muidugi pahandas kogu aeg meiega. Et minu sõna selle peale, et ma luban seda, et kui te nüüd tulete alla mõlemat kas või ja annate oma asjad ära ja kui te ka neid ei anna, et me taastame endise olukorra, ma lasen teid tagasi minna. Et tulge, räägime teiega. Ja siis seal jätkas üks minu poistest jätkas, siis ütles, et Ülo, tule alla, et ma olen siin kilbi tagant, et mul ei ole relva käes ja jälle tõstis käed sealt kilbi tagant välja ja et tule, räägime all, et joome ühe kohvi ka. Mis ta arvas, kuidas lõppes? Tuligi alla, jõimegi kohvi. Muidugi meil oli nagu ikkagi, noh, ma ütlen, et täis julgestus oli peal, et jumal teab, noh, aga ilusti ja rahulikult minu meelest lahenes neil see õnneks ja see helikopteri tulek ei olnud kõrvalise tähtsusega, see oli neile, ütleme, tiirutasime seal maja kohal paar ringi enne, et lihtsalt noh, natukene vendadele psühholoogilist teha. Meil on suurepärane varustus, ma arvan, see on edasi läinud. Mina sain juba väga hea varustuse. Nii et neid mehi võib küll usaldada.